Head vaatajad, oleme tulnud nüüd järgmisele Vändra rohumaale. Jaak, ole hea, räägi lähemalt, mis siin võrreldes eelmise põlluga on teistmoodi. Teistmoodi ongi see, et siin on valge ristiku asemel seemnesegus lutsern ja seda ei ole sugugi mitte palju, vaid ainult 30%, sest teadaolevalt tehakse Eestis ka väga palju rohumaid, kus on 60% lutserni, aga nagu on näha, siis see lutserni 30% on täiesti piisav. Ja kaasliikideks siis karjamaraihein ja rookaruhein. Margus, mitu niidet sa siit juba teinud oled ja mis sul selle põlluga näiteks ka plaanis on edaspidi? Kui nüüd öelda, et ta on nüüd sellel aastal rajatud ja ma olen siit teinud 3 niidet, sellest 2 olid kärpimisniited ja 1 oli juba siloniide ja nüüd me hakkame siis tegema teist siloniidet. Et ta on väga hoogsalt arenenud ja soov oligi saada 30%-lise lutserni osakaaluga just jälle, mida me enne rõhutasime selle siloseeduvusega seoses, et ta kindlasti on loomale parem, kuigi eks ole nüüd arvestades neid põuaseid aastaid, siis kõrgema lutserni osakaaluga segud kindlasti päästavad rohkem, ütleme saagi näol, aga proovime korralikult väetada ja toimetada ja ei tahaks nagu siis sellest saagis alla kanda. Kui sellest lutsernist veel rääkida, siis Jaak mainisid, et see on uus sort, mis ise näen, et tegelikult on ka küllaltki suure lehega, et nagu me seal valge ristiku juures nägime, et lehemass on suur, varremass on väike. Kas see on selle sordi eripära või ongi tänapäeva lutsern sinna suunas juba läinud? Just nimelt see on aretussuund ja see on üks nii-öelda paremini kiidetud sorte Lääne-Euroopas. Ja kuna tal on ka hea talvitumine, siis see peaks väga hästi ka meie tingimustes sobima. Kui eelmisel maal rääkisime, et sul on plaan minna sinna lägaga, kuidas sinu suhted selle lägaga siin rohumaa peal on ja võib-olla just sügisel, kui on veidikene niiske juba? Et see sort on praegu mulle veel natukene tundmatu, et ma selle vedelsõnnikuga siia kohe nagu esimeses plaanis ei tule. Ma vaatan, kuidas tema nüüd tallamisi kannatab. Aga selles suhtes, et mineraalväetistega jah kindlasti, et lutsern küll toodab ise piisavalt mullast lämmastikku, aga julgen arvata, et see kevadine esimeses ringis kuskil 20 kilo enni on väga hea talle ja ei tohiks ära unustada kindlasti fosforit ja kaaliumit. Kindlasti kaaliumi osa on väga oluline siin anda kas 1 või 2 korda siis hooaja jooksul, et ta paremini talvituks. Jaak, et kui sa mainisid, et siin ainuke eripära on lutsernis, siis tegelikult ka väiksed eripärad on, eks ole, kõrreliste osakaaludes. Kuigi need on samad, siis osakaalud on veidike erinevad. Ja selles segus on siis kõrrelist natukene vähem, kuna lutserni protsent on siin suurem, kui oli valge ristiku protsent eelmises segus. Et segu koostises jälle 2 erinevat karjamaraiheina, diploidne ja tetraploidne ning 2 erinevat hästi talvituvat rookaruheina. Kui sa tõid välja, et siin on diploidne ja tetraploidne, siis kuidas sa ise näed, mis nende omavaheline suhe võib olla, kuidas see siin segus on ja miks nad üldse on nii-öelda vajalik, et me neid mõlemad kasutaksime? Nad käituvad natukene erinevalt kasvuperioodi jooksul ja nende talvitumine võib ka olla erinev, et siis neid riske maandada ongi mõistlik alati segudesse panna, kui on 2 erinevat karjamaraiheina, et siis panna alati 1 diploidne ja teine tetraploidne. Tetraploidne on teatavasti kiirema ja jõulisema kasvuga, diploidne jälle parema talvitumisega. Kui me räägime tetraploidsest ristikust, eks ole, et siis ma teda väldin, sest ta on väga võimsa kasvuga ja teda on väga keeruline närutada. Ja lutsern on meie valikus ka sellepärast eelistatud punasele ristikule, et ta närbub paremini ja lühema ajaga ja ma saan ilusama, kvaliteetsama ja maitsvama sööda siit teha. Aga Margus, kui nüüd rääkida veidikene külvitehnoloogiast ja üleüldse, kuidas seda lutserni või rohumaitse siin rajanud oled, et kas sinul on valdavalt puhas külvid või teed sa, kuna sul on külvikorras maad, siis peale vilja alla külviga? Mina kasutan valdavalt ikkagi puhas külve. Et alla külviga minul ei ole nad õnnestunud nii hästi, et ma ise rahul oleksin. Et ma tahaks, et oleks vähem umbrohtu sees ja et oleks tihedus parem, et siin näiteks põhu või muu teemaga seoses, eks ole, need tühikud tahes tahtmata tekivad. Kui nüüd külvikust rääkida, siis
kuidas selle põllu peal siis selle külvamisega oli, kas sa kasutasid seda sama rootoräket või mis see tehnoloogia siin oli? Jaa, siin põllul on samuti kasutatud rootoräket, et meil on olemas ka reaskülvik, aga lihtsalt sel hetkel külvas reaskülvik teravilja, siis ma tegin seda rootoräkkega. Jaak, kui me siin juba külvamisest räägime, siis külvisnormid nii selle valgeristiku segu kui ka konkreetselt selle põllu puhul, mis sina näed, et need soovituslikud täna võiksid olla? Eks ta laias laastus ikkagi on nii nagu üldtuntud katvuse tagamiseks vajalik 25–30 kilogrammi hektaril, aga mina soovitan vähemalt 30 kilo hektaril ikkagi panna, et see katvus oleks tagatud. Varasemalt ma külvasin väiksemate normidega, nüüd olen natukene tõstnud, et me oleme kasutanud 28 kilo hektarile. Aga kindlasti oleneb olukorrast, külvi olukorrast, mis hetkel ja mullast samamoodi, mis hetkel, mis normi kasutada. Sellest sõltub väga palju, kas külvata õigel ajal või jääda natuke hiljaks, et sellest lausa 5 kilo hektarile sõltub sellest, et kui õigel ajal külvata, maa on hästi haritud, pole probleemi 25 kilo hektaril. Head vaatajad, sellega me tänaseks lõpetamegi. Kui te soovite antud segude kohta rohkem lisainfot saada, võtke julgelt ühendust Baltic Agro müügiesindajate või otse meie seemnete tootejuhi Jaak Reemaniga. Tänud vaatamast!